Ema. Lipp on tagurpidi. Miks see valib siis tagurpidi? Veitse ohkaid. Kas nii on ilus? Nii on ilus. No see ei seisa nii pidi. Anna meil teine see. Kusagelt lähevad nagu piirid. Ühesõnaga, mis ma ütlesin selle samuse muna kohta on see, et ma arvan, et see on valmis. Aga see on meie praegune elu ja meie peame elama. Kui me tahame rääkida riigikaitsevõimest, siis on loomulikult asjakohane rääkida relvadest, liitlastest ja eelarvekaitsest. Panustega mäng on see valmis ütlemisest, kui need ei ole nüüd kõvad piisavalt, siis ma veel poodi minema jälle. Vaatame. Papagoidel on pidupäevad. Oh, sorry. Tead, mis laul see on või? Lainemere laine. Kas ei ole see, et ei ole jah. Ma mõtlesin, et see, et Eesti kaunim linn ja Tartu, aga ei ole see laul. Olid munad normaalsed või? No näed, alla peal on munad. Tunduvad okeid. Vaata, paneme lihti ja šokolaati ka lõua peale. Aga see ei tohi seda ära. Ainult illustratsioon. Sest need on mõeldud tavali põhjadele. Nii. No mis esimene emotsioon on? See on täpselt nagu ilu on mu emotsioon. Väga head on, tõesti head. Aga tegelikkus on see, et need on sardiinid ja mis veel kõige hullem külmutatud olid. Et selles mõttes nagu nüüd me teame, et see kõlbab. Täiega jah. No ja topari käestab. Ma ütleks paremad kui need poest. No mis su emotsioon on siis? Minu emotsioon on ta, et väga hea on. Ja ta on nagu nats tugevama maitsega, vaata kilu on siuke õrn ja sardiin on siuke teistsugune kala. Aga mis ma nüüd tahan öelda kõik Hispaania jälged, et kannatab teha küll ja ma panen retsepti tegelikult omale blogisse vist ülesse, et kui sul ei ole seda kilukürtsi, noh näiteks mõni tuleb külla, siis lase tuua endale või siis ise käid Eestis, võta, see ju säilib tohutult kaua. Et siis tegelikult on ju täitsa võimalik siin need vürtsid kokku osta ja teha see. Ja pisikesed sardiinid. Noh, kuna praegu ei ole hooaeg, vaata, siis eks ju me ostsime külmutatud. Aga sa võid ju osta siis. Ja tegelikult üks päev meie kalaturul oli. Tegelikult ei, see oli üleile vist. Üleile, aga no oligi selliseid ja siis selliseid. Noh, hästi sega pudar, kui sa saad nagu kaluriga kokkuleppele, et ma korjan ainult väikseid, on ju. Siis on okei, ja me viitsinud hakata tegema uusist, meil need oli tehtud, et oleks saanud, on ju. Aga siis on veel see, et tegelikult paar päeva ja juba on head. Aga jah, et mina täitsa soovitan, me oleme iga aasta siin neid teinud. Kuigi me oleme esimest aastat, kui me oleme siin. Vabariigi aasta peale, jah. Et me oleme tavaliselt koju läinud selleks ajaks, see aasta olema. Et super. No ja leiba võtad sügavkülmast. Hommikul võtsime sügavkülmast. Eile õhtul võtsin. Õhtul. Ma tahtsin öelda, et lõpus 3% meie jälgijatest vaatab meid Hispaaniast. Ma arvan, et nad on Hispaania eestlased. Sest meil on eesti keeles kõik. No ja mujal maailmas on müüakse ka sardiine. Ja Iiri võid soovitan mina. Lihtsalt kui jutuks tuli nagu. Head vabariigi aastapäeva. Head vabariigi aastapäeva. On üstlus saanud ka ikka pealt, ma pole peeti vaatan peale. Selline, et hommikusöök on. Ninaplaas ütlesin. Okei. Ma ütlesin ka infotehnoloogias spetsialisti. Multidistsiplinaarsusest saab hea töökoha saamisel eeldus.
valmisolekust uusi oskusi õppida, neid oskusi omavahel ühendada ja vajadusel juurde või ümber õppida, saab edu võti. See kehtib nii meie lastele kui ka neile, kes on juba mõnda aega tööturul olnud. Päriselt või? Ei ole vett meil. Ei ole, ei tule. Sooja ega külma või? Mitte midagi. Kas teie teate midagi sellest? Need. Nad üldse nagu ei... See on mingi business, ma arvan. Huvitav. Ole! Hõikasime üle selle rõdu ääre vastasmaja elaniku käest ka. Ta proua ütles, tal ka ei ole vett. Aga noh, pudelist tuli natukene vett. Väga retro nõudepesu. Teedel ei tohi, jah? Lähme vaatame või? Kuule. Võime Itaalia kohvikus vetsus käia. On küll. See on jumal 4+ vets. Kuule, kes meist teab WC-de kvaliteetide meie linna peal, sina või mina? Nüüd ma pean õppima, kuidas piibitada veel vlogis. Ma tegin. See on midagi valesti. Sa ütlesid putka vaht valesti. Ma ootan, kuni sa soengut teed ja siis hakkad riidesse panema. Me ei lähe jooksuga sinna vetsu. Eks ole, mis see Stan ütles? Stan ei ole midagi öelnud. Kaua see jama kestab siin? Me lähme vaatame sinna, ostame see appelsine. Äkki on kaupa toodud. Need on nii nalja. Vlogitan või läheb? Toomas Hendrik Ilvest oli lippu viskab selle uue kaaslanne, aga kas silmarõõm tuleb ka õhtusele vastu võtta? No milline neist see tema uus kaaslanne on? See on Karise proua, see on mingi... Viilma, jaa. See on ka mingi, ma tean, ma ei tea. Äkki see ongi? Ei ole, see on üks vutt. No miks nad teevad sellist ja mis kelle asi see on, kellega ta tuleb ja kus ta käib, no tõesti nagu. Sa vajutasid? Ma tahtsin pilte vaadata, no just. Mitte seda pilte. No laialt. Siin on... Ma tahaks sinuga jalutama minna. Mine üksi. Kui ma ei saa üksi koos sinuga minna. Me ei saa tulla. Hotellis saab ka käia protseduurita. Jah. Aga appelsin ei lähe siis ostma või? See on nagu minust oli kõige olulisem asi, mida päeval pidi tegema ja nüüd me lihtsalt laseme üle või? Ma sain aru, et ei olnud. Siis ei olnud veel kaupa toodud. Ma läksin ju 5 minutit peale avamist. No hea küll, ma tulen kohe. Piini hetki. Tead, mis ma tahaks öelda või? Lapsed on elu õied. Eriti mina. Ta on korraldanud. Ilma ette teada. Mitte ei pane asfalti teada. Lõikisid neid siitse valesti. Nad võtavad üle. Ma ei tea, ma olen sinna tänava peale vaja minna. Ei, meil on ennast relgi. Minu just, et see jumal okei nagu. Soeng on nagu Valdo Pandi. Jumal okei. Valdo Pandi hinnatud kultuuritegelane. Sul peaks olema uhke tunne. Kanda Valdo Pandi. Jah. Nii et võtame kott. Võtta see kott ka. Mina võtan. Võtme otsida. No pane lugu. No oota, kuule Stan kirjutas midagi. Noh. Nii. Jana, good morning. If that has happened. No ma pean lugema. Põlv ka või? Kogu aeg on põlv. Vaata, kes siin on trüki maha jäänud. Mina arvan, et sina. Tule.
see on sinu mudel. Mul oli tegelikult üks küsimus sulle. Kas me praegu ei või kohvipausi teha? Me lähme peidikusse kõigepealt ja siis vaatame. Seda. Näed, palun. Ma ei taha seda panna. Ma panen seda, siin ei ole prügikästi. Panen sinna prügi. Tundub väga kole tegu, mida teha. Vaata, see on nii palav särk. Sellepärast ma ei võtnudki seda kaasa. Juba palav. Ma mõtlesin, et sa paned ikka selle siis, kui me külla lähme õhtul. Nüüd higistad kõik läbi, vett ei ole. Ossa issand. Nad plaanivad kõik need teed üles võtta. Või tead mis või? Kas nad teevad siia samasuguse asja, mis nad sinna tegid, vaata? Ei, nad reisivad asfaltit üle. Jaa, aga vaata, nad teevad teistel jah. Arvad või? Seda preesi, kui auku tahavad teha, siis ei ole vaja preesida. Mina ei tea. No lähme nüüd. Ellised tuupõlu. Ruttu WC-sse hotelli. Nagu ei näe siin tänava peal kedagi, keda võiks süüdistada selles vee nagu puudumises. Sa näed või? Tundub nagu kõik rahulik värk. Võib-olla nemad. Nad näevad küll välja, nagu nad teeks midagi veega. Los 68, esto, presupuesto. No. Los 113. Son 67. Kõigepealt postkontorisse. Caja de Carton. Ma nägin eile, vaata siis, kui siin see kaklus oli, siis selle käigus tuli meist kõnnis mööda üks proua ühe suure pappkastiga, mis oli kokku valditud, mille peal oli see samune Hispaania postitempel. Issand, jälle need penskarid, nad panevad seda kanepit. Igal pool nagu. Ei ole vaja tõmmata minu arust. Ei tunne. Näe, vaata, nüüd nad hakkavad tegema siin. Tõeline pidupäev. Näe, ma arvan, et nad teevad samasugused drenaaži siia või sellise nagu... Selleks ei ole vaja asfaltit maha võtta. Kas siit poolt on sisse käis, mitte sealt teiselt tänavalt või? Postkontor. Lihtsalt viskas koni maha, nagu cool. Oi. Ma nagu ei tahtnud seda tiketit, ma nagu panin mööda. Või ots send pigem, jah? Sa ei tea tegelikult. Võtta see? Ei, on tore. On mõlemad. 3 inimest tuli enne meid. Ema, tule siia. Ema. Tule siia. Selline, huvitav, kui suur see on. Selline on ka näe. No seda ei jõua keegi tassida. See on nagu normaalne. Vaata, kui Kristi kolis, siis ma õppisin palju pappkastide kohta. No, kas sa pead küsima hinnakirja? Jah. Vaata mustrit. Meil on viimasel ajal kombeks teha selline kirjeldus. Ma ei saa sellest ööd ega mütsikera. Ma oskan neid lugeda, või sella ma ei oska lugeda. Ja vaata, kui kihvt see on kõik need gränni iskuaarid. 10 tükki vanaema ruudud. 100 tükki. Või 100. Et see on küll kihvt asi. Teinekord ajaviiteks neid teha. Need on nüüd jälle moest, nagu sa tead. Aga mis see on? Ma ei saa aru, mis siin sees on. See on lahti muide. Ei ole? Näe. Kinni, okei. Siin on mingi 5 magnifiques. Sí, estoy en las galletas.
näe, vaata, siin on pilt, sellised on siin, see Jaa, 50 aga tükki. no raamat on parem. Aga see on 50 tükki ja nende sama sellega, mida sa oskad lugeda, vaata. Jaa, ma saan aru, aga raamat on tore. Siin on 100 tükki. Aga palju maksab? Ei tea, Cuento Costa. Cuento Cuesta. Kas sa tead, mis raamat see on või? Et kuidas parandada oma elu füüsilist ja mentaalset olekut, kasutades psühhoteetilisi aineid mikrodoseerides. Just rääkisin, et peaks hakkama kanepit enda mikrodoseerimise giid postkond. Väga huvitav. Jah, Väga, mul on vaja seda raamatut. ma ei tea. Saime teada, et ühe sellise suuremat mõõtu, aga mitte hiiglasliku kolimiskasti 10 kilo saatmine Eestisse on 60 eurtsi. 5 kilo on 50 eurtsi. Et pigem on ikkagi lihtsam üks suur kohver täis pakkida, sest kohvrisse mahub ju 20 kilo ja Maksab 20 eurot. Ei ole 20 eurot, see on mingi 40 eurot vist. Aa, nii kallis või? No midagi sinna kanti, jah. Peab üle vaatama. Või siis on variant raamatut siia. No ega see ei ole ainult need raamatud. No neid on, vaata, ma jään ikka mingit kokaraamatut. Ei, ma räägin, et ema, no stresso. Lähme joome ühe espresso. Kas me täna võiks juua siin kohvikus, lillekohvikus espresso? Seal külm ei ole. On hea varjus siin. Või no aja küll vahet. Ma arutlen, sa ei pea kohe alla andma, kui ma küsin küsimuse. Kui mina küsimusi küsin, siis ma vingun. No, võib-olla sa küsisid vinguva küsimuse, sa ei taha siis enam lillekohvikusse minna. Porque ma olin veel nagu arutelu koha peal. Okei, me arutame oma ette. See on see lillekohvik. Nii. Vaatan siin seda meie lendu, lahkume 9 päeva pärast on ju. Oh my god. Ja siis ma ei tea, kas ma olen juba, ma ei mäleta, et ma oleks seda teinud, aga meil on igal juhul hinna sees on mõlemil 2 suurt kohvrit, pluss veel 2 Käsipagasid. käsipagasid. Ma ei tea, kas see tuleb selle vipiga, äkki me oleme esimeses klassis tagasi. Ma ei tea. Nende nõue. No siis on mõistlik osta siit mingi 35-eurone kohver. Kas lähme tead, sellel ei ole vahet, kas me ostame siit 40 või Ameerikasest 35 vaata. Jana, sellel ei ole vahet. Ma kahtlustan, et me sõidame esimesse klassi. On või? Kas seda ei võiks olla kusagil kirjas? First class pilet võib olla. Tulime lillekohvikusse täna. See vist esimese. Kas sa mäletad, et ma oleks seda teinud eelmine aasta või? See ei jäänud peale. Siin ütleb business, noh. Vist on jah? Business class või? Jah. Ja eelisjärjekorras äraandmine. No, see kõlab väga suurepäraselt. Mul läks pool stressi maha. Kas ma peaksin vaatajatele selgitama, miks me äriklassis või jätame nii? See eelmine aasta me sõitsime tagasi äriklassis. Kas me teeme? Indrek sõitis ka nüüd ju. Aga see on nagu seotud... Ühesõnaga, ma ei maksa piletite eest 800 eurot per pilet, et mul on lihtsalt nii palju punkte. Ei, mitte isegi punktidega, vaid see on niimoodi, et mul on need Air Balticu NFT-d ja seal on niimoodi, et iga 10 reisi pealt teenib sinna business classi upgrade imise voucheri. Et äkki siis sellega
Eks seda peab täpsustama. Või siis võtsin punktidega, sest neid mul on ka palju. No põhimõtteliselt tegelikult meil siia tulekupiletid ei maksnud üldse. Mitte midagi. Ei maks. No tähendab need punktid, aga see raha välja ei pidanud ju käima. Ja me Air Balticuga otselennuga ja Indrek ka ju. Ja Indrek sai selle vot need vist on punktide eest ostetud ja Indrek sai selle upgrade voucheriga. Indrek sai upgrade, selle te maksite mingi 50 € juurde või? No sest temal on alati vaja kuupäeva muuta, kui ta käib ju. Ja, te muutsite kuupäeva, muidu poleks vaja. No vot, no see on ju hea, siis meil ei ole vaja mingeid pakke saata, siis meil on ju pagasid, nii et tapab. Me peame ikkagi kuidagi läbi mõtlema selle... Lisaks pagasid rohkem ei või kaasa võtta. Ei, me peame läbi mõtlema selle, et ei osta raskeid asju, nagu raamatud, kokaraamat. Ei ole muret. Okei. Millal see koht tuleb, ma küsin sõbra jaoks? Ma ei tea. Täpsustada, et miks ma ei mäleta seda piletivärki on see, et need piletid, millega me siis, mis 9 päeva pärast on, need on ostetud mul 2025 aasta märtsi alguses, üle aasta tagasi. Ja ma isegi postkastist ei leia nagu infoterit ülesse. Ma leidsin selle üles, et me maksime nende piletite eest ema 10 € ja 12 senti. Mulle küsimus. Küsib minu reisibüroo, et kas sa eelistaksid tulles tulla äriklassis või minnes? Ma selle küsimusele mitmeid kordi vastanud. Minnes, jah? Minnes on nagu jõle hea, kui sa ei pea ootama kuskil. Tulles seal Eestist tulles ei ole nagu mingit ootamist. Lähed sinna laulsi, vahid seal, on ju. Aga minnes on ikkagi pikad järjekorrad, sul on vaja see mitu pagasit ära anda, siis on nii pikad järjekorrad seal lennujaamas, sa saad selle first line'iga minna, on ju, sa pea ootama. Siis sa saad lennukis nii ette istuda, et sa saad kohe esimesena maha öösel seal, et sa saad nagu pluss veel see kõige olulisem ongi mul see, kas me istume seal eesklassis või tagaklassis, sellel mul vahet ei ole. Aga see, et sa saad esimesena maha ja su pagas on prioriteedid. Ja pagas saab esimesena kätte. Et sa saad esimesena selle sealt leti pealt kätte ja sul on külm, seal on kuradi fucking talv, on ju. Ja siis saad oma pagased kohe taksosse ja koju ja on rahumaaga. Muidu teinekord sa vaata ja ootad ja ootad ja pagased. See on küll, et tegelikult vaata Tenerifelt minnes on ikkagi tund 2 sa võid oodata selle järjekorras, õudselt palju inimesi on. Aga siis, kui sul on see first class, sa saad need pakendid, pakid anda ära nagu seal first classis, sa ei pea ootama, muidu seisad lihtsalt tundide viisidel järjekorras. Et minnes. Tulles on nagu lebo juba. Siia ei paista. Ma ei näe apelsinidele delivery. Äkki peame ikka vaatama, äkki sinna on toodud need apelsinid. Peaks minema, jah. Äkki anname talle uue aadressi. Mis sa arvad, kas meil kodus vett on või? Ei tea. No lähme vaatame need apelsinid ära ja siis vaatame, kas vett on. Näevad, nüüd hakkas neid sisse tassima. Lihtsalt siit ühe kasti kaasa. Need ei ole üldse nii head apelsinid. Aga see on paras. See mul ei ole lihtsalt, ei ole nagu kunagi midagi nagu nii parajat. Sul nagu see probleem ongi, et sul kunagi ei ole midagi parajat. Ükskord on, siis tuleb ikkagi nagu sellega... Jah, siis peab ära osta. Millega ma lähen sinna 20 augusti vastu võtma? Mitte midagi ei oleks selline panna. Just. Kas mind on kutsutud sinna? Ei. Aga elus tuleb valmis olla asjadeks. Eriti kui sa oled nii selliste mõõtmetega nagu mina. Jälle apelsini. Mingi apelsini tarne üle. See on seesama mees vist. Ühesõnaga jah, et vahel valmistud lausa aastaid oma outfiti ette. Ja vahel ei valmistu üldse.
nüüd me lähme siin sellega otse järgmisesse tänavasse. Coco on selle koha nimi. Mina ei näe, minu arust ei ole see tänav. See ei tundu see tänav olevat. Siin on see Futeria. Me oleme nii kohalikud, ei tunne neid tänavaid jätkuvalt. Jah, siin see õmblemine. Tartus ma tegin alles hiljaaegu, et teksad lühemaks oli 27 eurot vist. Ja siin tegin eelmine nädal oli 5 eurot. Ja Tartus sain 2 nädala pärast kätte. Ja siin sain 2 päeva pärast kätte. Ehk siis otse õmble juurde. No ma ei tea. Kas siin on Coco? Viimasest tänavast. Tänava vahed meelud. Aga noh, kuna siin on nagu, nad on kõik ühesugused. Nad on nagu kõik ühesugused. Kuna siin on nii vähe ja siin lühikesed vahemad, siis vahet tänavat, kõik tänavad piirid. Natukene tegelikult hakkab juba meelde. Ei, mõned ma tean, kus maniküür ja pediküür on tänavad vahel. Siis oli. Aga kõik ei ole, ma ei tea, kas ta on... Coco peaks tund aega veel lahti olema. Näe, uks on avatud. Küsin midagi. Kohe oli teada, tema on õmble, tema teab, kuidas käib lükstöö ühendamine. Täna korra küsis, on ja, siis sa ütlesid, et nii on ja, siis ütles, kuule, come on, nii ei ole hea. Ja hakkas kohe vaidlema, vaata. No, mis sa küsid? No just, et ise oled professionaal. Ühesõnaga reedel saab kätte. Ja minu arust on suht lahe, et ma suudan juba postkontoris ja õmble juures pidada vestlused maha. Ma ei ole tahtnud filmida tead võõraid inimesi. Ei, ma saan aru, ma lihtsalt mainin, et ma saan need vestlused niimoodi peetud, et me saame nagu aru ilma inglise keele peale minemiseta. Postkontoris ma nagu numbrid lasin üle öelda, sest see oli nii tähtis, et ma ei saan nagu ei saan nagu riskida. Ma oleks võinud prillidega muidugi filmida, aga ma ei tea. Ei ole oluline ka. Oluline algajad bloogijad, nagu me oleme, ei julge nagu seal poodides ja niimoodi eriti. Inimestele ei meeldi. Ei, mina ka nagu, vaata, kui inimesed lähevad mööda, siis on minust okei. Aga kui ma ikkagi nagu lähen kellegi suhtlema või värki, siis ma nagu ei filmi nagu võõraid ilma, et ma küsin, et kuule, et tahate vlogis olla või? Mingi ehitusvärk on käima läinud siin igal pool. Ema, me peame varjuma, praegu on siesta, on väga kuum. Veel neid apelsine või ei ole enam ja siis lähme varjume, vaatame, kas vett on. Kui vett ei ole, kas sa tuled koos minuga sinna hotelli kaasa, nagu ma tulin hommikul koos sinuga? Hea küll. Oota, siin on uus see. Ma ausalt öeldes on eelmine lugemata veel. Kas on ka uus Kokara ajakiri? Ma hommikul käisin siin apelsinijahil, aga ma tulin isegi näiteks liiga vara. Ja siis nagu veel ei olnud. Praegu ma ei näe neid korve ka kotte. Aga terve linna peal on kogu aeg mingid apelsini tarne praegu toimunud. Siin on midagi. Need on uued, kus hommikul neid siin ei olnud siis, kui ma käisin. Siis olid, ma arvan, et need siin on õudselt pehmed olid hommikul, aga olid ka vanad veel. Aga võtame vähem. Aga siin on kirjutatud muide, et mahlavapelsinid. Mul on vaja Näe, siin on veel neid. Neil on ikkagi tarne just olnud. Vaata, kui palju redeleid neil on. Siin on neil juba on all betoneeritud vaata asju. Ma ei tea, kas seda oleks nagu vaja kusjuures. Siin on palju auklikumaid kohti. Ja just. Jumal hoidku, mis siin toimub. Apelsinid käes. Jah.
saab apelsinimahla. 3 apelsini päevas. Rohkem, need on väiksemad, ma arvan 4. Täna tuleb juua ainult kaavad, šampanjat, õlut, sest vett ei ole. Ja vett ei tohi raisata. See muidugi nagu Jänuks tuleb juua mingeid selliseid asju, mis on taastoodetavad. Me muidugi nagu ei tarbi kunagi sealt kraanist seda vett. Just saying. See täna ei taga. Täna ma just mõtlesin, alustan selle. Just tänada. Ja nüüd sealt ei tule midagi. Mul lihtsalt ei ole valikuid. Saad ära? Ei saa. Ühesõnaga, ma tahaks nagu tähelepanu juhtida sellele. No tõsta ta kätt, palun. Näe, palun. Ei, teisele poole. Näe, palun. Kõik on väga ilus. Näe, vaata. Sellele. Noh, neil lase jalad alla. Sa saad aru, et see on kõik üks sama. Sellele. Mis siin on? Siin ei tohi ühte. On jah. Ai, Noh, kas see on normaalne inimene või käia ei oska või? kuule, see on üks sama intsident ja mul on väga kurb meel selle pärast. Näita et ma komistasin ja kukkusin marmortrepil. Tead, kui valus see oli, jääd ma peapõrutust ei saanud. Ja, et selles oled, aitäh selle eest. Täpselt. Üksinda liikumine on alati sul ohtlik kald. Tundub, et hakkab kujunema. Väike lootus on. Ei tea, kas on mõistlik kinni keerata kraan. Võib-olla on mõistlik hoopis vett koguda. Igal juhul kujuneb. Vesi tuli tagasi. Küsisin Facebooki grupis, seal öeldi, et kusagil oli mingi avarii meil nagu vee kvaliteet. Tegelikult see on nagu jumala kollane. See video peal ei ole nii hästi näha. Ema? No. Tuled või? Ei, vaat seda või? Issand, mis aim! Suht lõve. Algust oli süsi musta. Vahepeal korra seda ma kaadrisse ei saanud. Ma räägin, et kui see vesi on ära vaata, siis on pärast kõik kohal. Pesenud kaadrus. Ma vasta jookseb siin. Tühjus, jah? Viitsi koristada su järgi kogu aeg. Live test, see on siis kohuke. Mida see on 2 tundi tehtud. Nagu Kristel ütleb, kõik ei pea kodus. Ma ütleks, et see sisu on väga autentne. Aga šokolaadi on liiga palju. Miks sa küsid? Nii. Ahah, siin on see šašlõkk on juba siin, jah? Ma saan aru, et see on kergem asi see kummid, aga ma arvan, et võib pane see... No jaa, aga ma ei taha, et see... Pane see salat ka. Siis läheb kommid ümber ja... Kas rohkem kotte ei ole või? Ma lihtsalt olen mures, et sinu kott läheb raskeks. Ma pean võib-olla selle üldse ise võtma, sest sa ajad kõik ümber ju. Meil oli täna see puusa intsident, nagu see koormus on keelatud. Tead ju küll seda. Jah. Et ma võin valesti hoida seljakotti seljas. Näe, need asjad ka ju. Kes see ilma lihatermomeetrite siis grillima hakkab. Nii, see kott on valmis. Kus see teine kott on? Kott on siin. Peedi ka oli või? Ma tahan siia.
Okei, siis ei olegi palju sul asju. Siis see, ma panen selle siia vahele, et see koli. see purk. Kas mingeid peale midagi panemise asju ei No ole? mingi õudselt kuum on, et ei tohiks vaja minna. Hakkame koos tätoveeringut tegema. Jah, kõik. Ja seda ma... Jah, mitu korda ma pakun neid. Noh, kui sa lähed nüüd? Me lähme vabariigi aastapäeva grillimisele. Šašlõkki tegema. Ja lihtsalt, et kõigil oleks hästi selge, et ma olen suur Eesti fänn, siis võtsin nagu värvid. Lipud kaasa. Lipud, jah. No, selge. Et oleks selge. Me oleme ikka jälle oma tänavas. No, see on see koht, kust kõik vlogid algavad. Tegelikult ma peaks seda seljakotti natukene kohe. Oota, lähme kuskile edasi. Noh, paraad. Läbi linna. Põhitänavad on lipud valesti. Ei ole, kõik on hästi. Lipp tuules lipp. Kohe soojendana jälle. Ei, sa võid korra neid hoida, mul on see värv läks siia. Ainult korra. Mul jääb valesti. Ma olen siit üle. Oota natuke. Ütleks, et jää kaalub üllatavalt palju. Tegemist pole pelga hetke kellegi. Kohe läheb meil grillimiseks lõue. Oot, selline aastapäeva meil täna. Kuuleme kõne ära, vaatame kontserti ära ja läheb peaks. Ma teen, mis teil toimub, Jana? Kaotad? Meil on, ei kaota. Meil on praegu täpselt viik on praegu. Jana sundis mind mõtlema. Väga hea. Mina Ja enne ma kuulsin sellist lauset, ütles mulle, et kui tihti keegi muga ikka malet mängib. Ja siis ma olen niimoodi, et kui ma hõikan talle köögist, Jana, mine käi poodi või mine too seda või tee seda, siis ma kuulen, vähemalt 4 korda päevas, et mul on just malematš pooleli. Nii et sa mängid malet. Emme sa ei pidid kontserdit vaatama. Ma mängin, aga mängin väga halvasti, ma ei taha öelda, kui palju ma mängin seda madala taseme kohta. Vaata, kas see on lipp, on ju? Jaa. See on, ma arvan, et me leppisime kokku, et need on lipud ja need on odad. Need on kuningad. Ma võtan seisu siis ka. Minuti pärast, 1,5 minuti Mul on pärast Jaan- tuleb liha vaadata. Mul on Okei. Jaanalt õnnestunud ära võtta 2 lippu. Ja Jana on minult võtnud ära 2 ratsut mingi nipiga. Ega mina ei tea, kumbal parem seis on. See on, need on täpselt Kusjuures me vanasti isa Metsamaga mängisime, kui teie väiksed olid. võrdsed nupud. Vahest mängisime malet õhtul ajaviiteks. Võib-olla hard natukene juhib. Võib-olla. Ei, tegelikult mina juhin, sest need on nagu, et punkti Ma vaatan, sa oled Team Estonia. Kas peaks keerama või? Ma arvan, et keerame jah, sest see on Ühesõnaga, nad teevad 2 asja korraga. Grillivad liha ja mängivad malet ja minul on selline jook. Miks? Väga hea. aga ma proovin. Ta ei ole söönud enne, ma arvan. No, mis sa teed? See läheb järjest No, mis sa teed? raskemaks. Mul ei nõnda aja kõik. See läheb järjest raskemaks. Ma küll tean, mis ma käin. Ohtlik olukord. Väga pingeliseks on, ma olen nõus. Ja mage on.
kõik need jutud. no see on nagu, on valmis ja jääme selle juurde. marinaadi. Ema tegi marinaadi, aga mina ostsin vale liha, kui nagu tõelauand on. mõned tükid on okei. Ikka kuiv on, jah. Las see läheb, siis teeme need teised tükid ka ära ja. et see, kui kuiv see liha oli alguses. mul on ikka tunne, et soola on alati lihtsam juurde panna, kui ära võtta. Mahlased tükid ära söönud siis Nagu väga mahlased. sa tahadki teha lippude vahetust või? Ei taha. Ei ole isegi veel valmis, aga ta on nii ilus või? See on küll nagu, see on nagu täiesti nagu luksushotellis nagu teistpidi. Väga ilus. Tõe hetk. Kilutort. Milline? Oh my god, kui ilus. Oota, kas ma aitan sind korraks? Oota. Veidra nurga oli. Käsi päris. Mul käsi päris. Vaata neid kiste, kuule Mari. Tõesti. See on ikka väga muljetavaldav. Ma mõtlesin just ringi. Ei peagi sööma, see on lihtsalt... Mari, ma just mõtlesin ringi, see näeb isu äratab välja.